Ja lugupeetud minister, siin tuleb ilmselt üks küsimus veel konkreetselt helikopterite teemal. Ma arvan, et sellest aitab, aga ma arvan, et üks küsimus, millele te siiski suudate vastata ilma eraldi ettevalmistuseta, on see, mis eile juhtus, nimelt Tõrviku rongkäigul. Et see jäi meile väga kripeldama ja ma korraks tuletan meelde, et kunagi, kui Indrek Tarand käis siin laamendamas ja ühte suurt meeleavaldust provotseerimas ja oli paras tüli, siis seal isegi siseminister oli maja ees, itsitas pihku ja lootis, et äkki tuleb, ma ei pidanud teid silmas, see oli Katri Raik, et äkki tuleb mingi kakelus, et sotsiaaldemokraadid olid igale poole meeleavaldused läinud provotseerima. Minu meelest äärmiselt ohtlik käitumine, lihtsalt väga ohtlik käitumine, mis võib sisemisi tülisid tekitada riigis. Ja mida me nägime Tõrviku rongkäigul, kus oli tuhanded inimesed ülevas meeleolus vabariigi aastapäeva tähistamas, väga palju lapsi, kes hüüdsid palju õnne Eestile. Ja siis me näeme, et keegi on siis lahkesti lubanud provokaatorid kogu seda suurt hulka inimesi provotseerima. See muide toimub igal aastal, sel aastal oli see eriti agressiivne. Et osad inimesed olid päris ärritatud ja mulle tundub, et keegi meelega provotseerib konflikti, et millal saaks mingisuguse tüli välja ajada, millal läheksid nad omavahel kokkupõrkesse. Ja sellepärast mul on tõsiselt mure, et kui ma mäletan, et Katri Raik oli itsitades seda sama provokatsiooni ise korraldamas, siis ma loodan, et teil on natuke kõrgemad moraalsed standardid ja võiksite selle peale mõelda, et meeleavalduste provotseerimine, kusjuures loosungitega, mis kuuluvad Vene FSB lemmiksõnavarasse, et natsid maha ja natsidele valu ja kus plakatid on kaasas, et jalgadega trambitakse pikali kukkunud inimese peale, et nendel nii-öelda vastu meeleavaldajatel. Et see on provokatsioon ja ma näeme, Prantsusmaal on asi jõudnud inimeste tapmiseni juba. Ja see võib vallandada meeleavaldused ja tohutud sisekonfliktid. Aitäh, palun. Aitäh, juhataja. Lugupeetud minister, meil on üks tõsisemaid teemasid, millega teie ja ka riigikaitsekomisjon ja paljud ametkonnad peavad tegelema, on elanikkonnakaitse arendamine. Aga hiljuti tuli välja selline märgiline juhtum, et kuidas me tegelikult ka küllaltki tavalistes oludes ei saa hakkama. Nimelt tavaline olu on see, et talvel siiski meri jäätub, külmad ilmad ei ole lõppenud, hoolimata nendest, kes kuulutavad ülemaailmset inimtekkelist mastaapset soojenemist. Ehk siis avastatakse nagu ootamatult olukorras, kus näiteks siis Prangli saare juhtumil toit hakkab otsa saama saarel, ei ole millegiga kohale viia, sest liinilaev on remondis ja ta ei saa sellest jääst läbi. Siis avastatakse, et kütus on otsas, inimeste liikumine, transport on raskendatud ja kohalikud elanikud ka ütlevad, et vald ega riik ei ole saare rahvale appi tulnud. Kummaline, et selliseks olukorraks valmis ei olda, ütleb Prangli elanik Avo Klemmer, sest pole ju esimene ega tõenäoliselt viimane külm talv. No jah, eks saamegi kuidagi hakkama, aga kõik see toidukaup vedeleb külma käes, ega seal kartulitest midagi järgi ei jää. Ta on ise parasjagu mandril käimas, ega tea, millal koju saarele pääseb. Ehk siis juba see saarelisuse teema on ju meil kohustuslik läbi mõelda. See seondub ka helikopterite puudusega, teema, millele te esmaspäeval vastasite, et meil neid ootamatuid olukordi, mida saaks lahendada just helikopteritega, võib-olla ka hõljukite ja muude vajalike sõidukitega võib väga palju ette tulla. Kuidas neid olukordi siis nüüd hakata lahendama ja kas või sellist saart varustada ja kuidas me saame oma helikopteripargi nii normaalseks, et me elementaarseid asju suudame hakata lahendama. Aitäh. Aitäh. No tuleb välja, et me lihtsalt ignoreerime Vene tuumadoktriini ja Venemaa on tähtsusetu arvamuse avaldaja. See on ju naeruväärne seisukoht. Me ignoreerime Venemaa ohtu meile, see nagu meile ei lähe korda. Ja oleme valmis omalt poolt nii-öelda enda kaitsmiseks ründama Venemaad. No kuulge, need asjad ei ole loogiliselt kooskõlas. Ja minu küsimus on ikkagi enam-vähem sama, mis oli Varro Vooglaiul. Millal kavatsetakse seda teemat arutada Eesti rahvaga
ja konkreetselt Eesti rahvaesindusega ehk Riigikoguga. Eesti on põhiseaduse kohaselt kõrgema võimu kandja, on meil rahvas. Me kuuleme teie suust, et meil on NATO tuumaplaneerimiskomisjon või komitee, mis otsustab just nagu Eesti rahva eest ära, kas siia tuleb tuumarelv või siia ei tule tuumarelva. Teie olete nagu mingid mõisnikud, mis ütlevad siis, et jaa, me teeme selle asja ära. Üks mõisnik meil praegu Kiievis andis 11 miljonit jälle Ukrainale, ilma et Eesti rahval oleks poolt sõna õigustki olnud. Meil inimesed külmuvad surnuks, saari ei suudeta varustada toidu ja kütusega, aga me vasaku käega viskame kuskile kaardilauas nagu mingisuguse uue panuse käiku. Et minu küsimus on, et ei ole nii, et tuumaplaneerimiskomisjon või komitee, otsustab Eesti rahva eest, mis on Eesti rahvale hea ja kuidas Eesti rahvast kaitstakse. Seda otsustab Eesti rahvas. Ja teie kohustus on tuua see Eesti rahva ette aruteluks ja hinnangu andmiseks ja otsuse langetamiseks. Ärge mängige bossi seal loožis. Te ei ole boss, te olete rahva teener. Ja tulla siia rääkima meile, kuidas me peame valmistuma, muidugi peame. Aga me valmistume väga halvasti. 5 aastat juba kulutate tohutut raha, aga võimekused on kasvanud ebaproportsionaalselt aeglaselt. Nii et minu küsimus on, millal te toote Eesti rahva ette konkreetselt Riigikogu saali kaudu tuumaplaneerimiskomitee arutelud selles tähenduses, mis ootab ees Eesti rahvast seoses sellega, mida planeerib tuumaplaneerimiskomitee oma aruteludes Eesti Vabariigi valitsusega. Ei ole nii, et Eesti Vabariigi valitsus otsustab Eesti rahva eest. Ja palun vastake mulle, kas te saate mu mõttekäigust aru ja kas te olete nõus sellega, et kõrgema võimu kandja on Eestis rahvas, mitte Hanno Pevkur, Kristen Michal või keegi kolmas. Jah, minu aeg on läbi. Nii, aitäh. Ja härra minister. Ja no saan aru, et see on väga kahjuks, et mulle see küsimus tuli. Aga ma küsin natukene nüüd teistpidi, seoses küll ka raudteetaristuga, kuna on selge, et Rail Balticu asjad lükkuvad edasi. Me juba enam-vähem 15 aastat ehitame seda, aga kuigi kaugele jõudnud ei ole. Ja Läti pool on teatanud, et kui nad ehitama hakkavad, nad ehitavad kõigepealt lõuna suunas, Leedu poole, siis sõites pidevalt Pärnu vahet autoga. Ma näen ju, missugune tohutu rekkade kolonnide laviin seda maanteed mööda sõidab. Kas ei oleks mõistlik teha väike korrektsioon valitsuse plaanides ja ehitada kiirkorras välja Via Baltica, sest isegi kui me ehitame Iklani välja Rail Balticu, on see tupiktee. Seda mööda kaubad liikuma ei hakka, see on tupiktee. Kaubad liiguvad mööda maanteed ja maanteed mööda liiguvad nad üle Läti piiri ja Lätist lähevad edasi Leetu ja Poola ja kuhu nad kõik lähevad. Et igasugune terve mõistus ütleb selleks, et meil oleks kiired ühendused või võimalikult sujuvad ühendused lõuna suunas, oleks vaja välja ehitada Via Baltica. Aga me muudkui kulutame ja kulutame raha ja energiat raudtee peale, mis sisuliselt on ettenähtavas tulevikus tupik. Nii et minu küsimus on, millal langetab valitsus tervemõistusliku otsuse Via Baltica kiirkorras väljaehitamiseks? Aitäh! Jah, aitäh. No kõigepealt ma muidugi teen märkuse Pevkuri eelmise vastuse kohta. Ei ole Mart Helme öelnud, et me ei peaks Eestit kaitsma. Ei ole Mart Helme öelnud, et meil ei peaks olema iseseisvat heidutusvõimet. Ma ei ole mitte midagi taolist öelnud. Ei öelnud seda ka Varro Vooglaid. Ei ole vaja jälle panna meile suhu enda välja mõeldud mõtteid. Ei ole vaja. Loomulikult peab meil olema heidutus, kaitsevõime, relvastus, kõik. Aga see ei tähenda seda, et me peaksime Eesti rahva tahte vastaselt astuma samme, mis on sisuliselt Eestile eksistentsiaalselt ohtlikud. Sest ma ei saa kuidagi olla ministriga nõus selles, et meie anname Venemaa sügavusse lööke, aga venelased vahivad näpp suus ja Eesti pihta lööke ei anna. Kuulge, nalja teete või? Venelastel on varus umbes 30 000 erinevat raketti, sealhulgas ka tuumalõhkepea kandevõimega rakette väga palju. Ja te arvate, et kui meie anname siit lööke, siis nemad vastu ei anna. No see on ju lapsik arvamus. Ja minu küsimus on nüüd ikkagi selline, aga milline on Eesti, kuidas ma ütlen, valmisolek selleks, et kaitsta elanikkonda juhul, kui me toome Eesti territooriumile tuumarelva ja ma ei tea, preventiivselt või Venemaa provokatsioonist tulenevalt anname omapoolsed löögid Venemaale. Kuidas me kaitseme Venemaa löökide
eest oma elanikkonda, varustame neid eluks tarvilikuga, evakueerime neid nii, et riik sellega toime tuleb. Et missugune see valmisolek ikkagi on reaalse sõja puhuks, kui meil lõhkevad võib-olla ka taktikalised tuumapead siin. Et missugune see valmisolek on? Küsimus keegi. Jaa, mul on täpsustav küsimus, sest vastust ma ei saanud. Sain hulgaliselt igasuguseid süüdistusi. No eks see ongi poliitika, et opositsioon ja koalitsioon vastastikku pingpongitavad. Aga küsimus on ikkagi selles, et me oleme praegu nüüd teinud suure hanke. Ma ei mäleta praegu peast, kas 600 mingit varjendit kuskile kagupiirile. Kas see oli nüüd Eesti üksinda või oli see koos Lätiga? Täpsustage. Aga minu küsimus on, missugust konkreetset kasu me näeme nendest varjenditest ja missugust konkreetset kasu me näeme sellest mingisugust tankitõrjekraavist, mida kavatsetakse seal rajada või juba rajatakse. Sest nii palju, kui ma olen lugenud siin mingisuguseid analüüse ja mitte ainult Vene analüüse, ehkki ma loen ka Vene analüüse, mis on tihtipeale muidugi, tuleb tunnistada, rohkem propaganda kui analüüsid. Et tegelikult ikkagi venelased panustavad kauglöökide andmisele ja kauglöökide kaudu meie kaitsevõime ja ka ründevõime halvamisele. Et sellest seisukohast, kas te võite selgitada nende kaitserajatiste tegelikku efekti, et meie sõjaline võimekus nende kauglöökide kaudu ei saaks sedavõrd kannatada, et me tegelikult oleme rivist väljas. Aga samal ajal on meil mingid punkrid, millest sisuliselt kasu pole olnud. Et võib-olla te natuke selgitate seda niisugust tehnilist poolt. Aitäh, palun. Aitäh, lugupeetud härra Taro. EKRE pool korraldas tõrvikurongkäigu 13. korda. Me oleme alati käitunud korrektselt. Meil on alati ainult Eesti lipud. Meil on alati ainult üks loosung, Eesti eest. Kui selles on midagi ebakorrektset, siis on Eesti Vabariigis asjad täiesti paigast ära. Küll oli aga teise poole käitumine agressiivne, tülinoriv. Me nägime Tartus 2. veebruaril, kui tähistati Tartu rahu aastapäeva, kuidas sama seltskond sõna otseses mõttes rinnaga tuli peale ja tahtis füüsilist konflikti provotseerida. Et ma arvan, et teie alluvuses olevad asutused peaksid siin tegema oma uurimised, oma järeldused ja ka oma tuleviku strateegia välja töötama, et seesugused konfliktid ei tule. EKRE tõrvikurongkäigud ei ole kunagi olnud sellised, mis provotseeriks kedagi kaklema või füüsilist konflikti tekitama. Aga ma tulen tagasi tegelikult selle laiapindse riigikaitse juurde ja konkreetselt kopterite juurde. Vaadake, kui rahuajal ei suudeta tagada Tallinna külje all olevale väikesele saarele, kus on 109 elanikku, kõik eluks tarvilikku. Samal ajal kiputakse meile tuumarelva tooma ja lubatakse Iisaku katedraal puruks pommitada. Siis missugusest riigikaitsest me saame rääkida? Meil on teine saar, Ruhnu, kus on kütuse 0 liitrit kütust. Riik ei suuda viia sinna kütust, et inimesed saaksid tankida oma autosid, traktoreid, mida iganes neil võib vaja minna, et teid lahti lükata, ma ei tea, mis vajadused neil täpselt seal on. Meil on Kihnu, mis on sisuliselt mandri külje all, kus inimesed on pidanud veetma päevi mandril, sest nad ei saa saarele tagasi. Kui mina olin minister, siis mul oli töögrupp, kes töötas välja kopterite muretsemise ja kopteri võimekuse tagamise ja laiendamise strateegiat. Paluge, et teie alluvuses olevad ametnikud otsiksid need dokumendid üles. Need visati pärast prügikasti. Ma küsingi, missugune on praegu nüüd plaan, et meie kopteri võimekus tõsta sellele tasemele, et me suudaksime ka oma väikesaared tagada vajaduse korral kõige eluks tarvilikuga? Aitäh. Aitäh, härra, palun. Jaa, suur tänu. No nagu küsimuse teemagi ütles, et hiljuti saime kuulda välisminister Margus Tsahkna esituses üsna sellist ehmatavat avaldust, et Eesti on valmis olema nõus siis ka sellega, et Eesti territooriumile paigutatakse liitlaste tuumarelvi.
Selle taustaks peab muidugi meelde tuletama, et ka juba eelmise aasta juunikuus saime lugeda uudist, et Eesti on valmis võõrustama ka tuumarelvi kandvaid liitlaste lennukeid. Jutt käis siis brittide F-35A tüüpi hävitajatest, mis suudavad kanda nii tavarelvastust kui ka Ameerikas toodetud taktikalisi tuumapomme. Ja nüüd siis nädalapäevad tagasi välisministrilt juba eelnevalt osutatud avaldust, tsiteerin: tuumarelva siia meie territooriumile tuua, me ei ole sellele vastu. Meil ei ole sellist doktriini, kus me oleksime kuidagi välistanud, kui NATO peab vajalikuks vastavalt meie kaitseplaanidele paigutada ka näiteks meie territooriumile tuumarelva. Tsitaadi lõpp. Ja no selle taustaks on teadmine, et veidi varem Deutsche Wellele antud intervjuus rääkis Tsahkna ju sellest, kuidas Eesti on siis valmis andma ka Venemaa sügavustes raketilööke. Sõnastuslikult ei saanudki täpselt aru, et kas siis, kui Venemaa juba tungib Eesti territooriumile, või tuli seda tõlgendada nii, et me ei oota, kuni Venemaa tungib Eesti territooriumile, seda oleks valmis tegema isegi ennetavalt. Nüüd kõike seda silmas pidades ma tahaksingi küsida, et kas tegemist oli välisministri soologa, tema isikliku mingisuguse mõttevälgatusega, või on valitsuses reaalselt arutatud mõne teise riigi tuumarelvade Eestisse paigutamise valmidust. Kui on sellist küsimust arutatud ja kui on ka vastavaid otsuseid langetatud, siis millise riigi tuumarelvadest käib jutt ja kas on mõeldav, et selle valitsuse ametis oleku ajal paigutatakse Eestisse mõne teise tuumariigi tuumarelvad siis, ilma et seda küsimust oleks eelnevalt Riigikogus arutatud või koguni ilma, et sellest oleks üleüldse avalikkust eelnevalt teavitatud. Aitäh! Ja suur tänu. No seda on väga raske rahulikult võtta, sellepärast et need on nii kriitilised küsimused, millest võib väga vabalt sõltuda Eesti saatuseks. Et kui astutakse samme Eesti julgeoleku tagamiseks, millel on potentsiaal põhjustada ka väga suuri julgeolekuohte, siis nendele tulebki meil väga tõsist tähelepanu pöörata, muuhulgas opositsiooni liikmetena, et saada nendest küsimustest selgust. Ja no te mainisite siin näiteks HIMARS raketisüsteemide soetamist, et millistel tingimustel on sellel üldse mõtet või mitte. Aga noh, tõsiasi on ju see, et isegi HIMARS raketiheitja on suuteline kandma ka, või need raketid on suutelised kandma ka taktikalisi tuumaväid. See on ju avalik teave, see ei ole mingisugune saladus. Ja kui nüüd kombineerida seda, et me ühelt poolt soetame sellised väga võimekaid ameeriklaste raketiheitjaid, teiselt poolt avaldame valmidust paigutada meie territooriumile ka tuumarelvi, siis kombinatsioonis see tekitab põhjendatud küsimus, et milline võib olla sellele ka venelaste reaktsioon. Et me saame ju väga hästi aru, et ameeriklased ei taluks seda mitte mingil tingimusel, et hiinlased, venelased paigutaksid oma tuumarelvad kas Kuubale või Mehhikosse või Kanadasse nende piiri taha, aga pole mitte mingisugust põhjust arvata, et venelased peaksid seda kuidagi rohkem taluma, kui ameeriklaste tuumarelvad näiteks paigutatakse nende piiri taha siia Eestisse. Ja kui nüüd vaadata Venemaa tuumadoktriini, millega te olete kaitseministrina kindlasti kursis, siis seal on ju kirjeldatud neid olukordi, mida käsitletakse sellise strateegilise julgeolekuohuna, mille kõrvaldamiseks ollakse siis valmis kasutama ka omapoolset tuumaarsenali. Jutt käib maailma suurimast tuumariigist. Ja sealt võib lugeda, vaba tõlge praegusel hetkel, peamised sõjalised, üks punkt, see on siis punkt, ma ei mäleta, kas see oli punkt 15e vist, kus on kirjutatud, et peamised sõjalised riskid, mis sõltuvalt sõjalis-poliitilise ja strateegilise olukorra muutustest võivad kujuneda sõjalisteks ohtudeks Venemaa Föderatsioonile, sulgudes agressiooniohud, ning mille neutraliseerimine on kavandatud tuumaheidutuse rakendamise kaudu, on järgmised. Ja siis punkt E, tuumarelvade ja nende kandevahendite paigutamine mitte tuumariikide territooriumidele. Ja nüüd siit küsimus, et kas te olete tegelikult strateegiliselt ka läbi mõelnud, millist julgeoleku ohtu võiks sellise sammu astumine, mida Tsahkna kirjeldab, Eesti Vabariigi julgeolekule endast kujutada? Aitäh! Ja suur tänu! No ma tulen siiski selle eelneva teema juurde tagasi ja esiteks ütlen kommentaariks teie poolt meile öeldule, et loomulikult me peame vaatama, mida sätestab Venemaa tuumadoktriin. Et see, et me vaatame Venemaa tuumadoktriinile, analüüsime seda ja võtame seda ka arvesse, ei näita mitte kuidagi pidi mingisugust venemeelsust või midagi muud sellist, vaid see näitab kainet mõtlemist. Just samuti nagu ameeriklased ei taluks oma piiri taga venelaste tuumarelvi, on ju täiesti mõistuspärane, et ka teine maailma suurim tuumariik ei kavatse taluda oma piiri taga teiste tuumariikide tuumarelvi. See on ju loogiline. Ja kui kirjutatakse Venemaa tuumastrateegias täiesti selgesõnaliselt, et Venemaa käsitleb seda strateegilise julgeolekuohuna,
kui mitte tuumariikide territooriumidele, mis paiknevad nende piiri ääres, paigutatakse mõne tuumariigi tuumarelvad, mille suhtes nad kasutavad omapoolset tuumavõimekust, siis see on asi, mida me peame reaalselt arvesse võtma omapoolseid käike planeerides. Ei ole ju sellisel viisil, nagu te eelnevalt ütlesite, et kuidagi naiivne on arvata, et Venemaa tegevus meie suhtes sõltub sellest, milliseid käike meie ise astume. Loomulikult sõltub. Loomulikult sõltub. Ja seda on meile mustvalgelt ka öeldud. Ja see ongi see põhjus, miks me oleme murelikud nende avalduste pärast, millega Tsahkna on esile tulnud, ja mille tõttu me ka teilt kui kaitseministrilt küsime, et kuidas nende asjadega on. Aga et nüüd asi oleks päris selge, lõpetuseks. Te olete küll vastanud nendele küsimustele, aga võib-olla natuke näinud lahtiseks, et mis see positsioon siis ikkagi on. Et kas me saame õigesti aru, täna teie poolt väljendatust, et on täiesti võimalik, et selle valitsuse ametisoleku ajal võidakse Eesti territooriumile paigutada tuumarelvad, ilma et avalikkus sellest üleüldse teakski midagi. Et ainult tagantjärgi võib-olla kuuldakse kui sedagi, aga mingisugust põhimõttelist otsust, mida ka avalikkusele teadvutatakse, ei pruugigi tulla. Et see on teie positsioon. Kas me saame õigesti aru? Aitäh. Palun. Kindel, jah? No olgu. Ma siin, jah. Ja Varro Vooglaid, palun. Hästi. Küsin siis lisaks eelnevale seda, et kas nende telefonipettuste mahu väiksemaks muutmiseks või ka suures osas nende välistamiseks võiks rakendada teatavaid konkreetseid abinõusid, mille peale ma ise olen mõelnud siin ka eelmisel nädalal, kui see arutelu siin saalis toimus. Ja selle tõttu ma küsingi, kas te olete mõelnud näiteks selliste meetmete peale, et inimestel võiks anda võimaluse blokeerida neile telefonikõnede tegemine välismaalt ja kõnekaartidelt. Kui näiteks on vanemad inimesed, kes teavad, et tal ei ela ühtegi sõpra ega tuttavat ega last ega kedagi mujal välismaal ja tema tutvusringkonnas ei ole kedagi, kes kasutaks kõnekaarte, siis ta saaks telefonioperaatorile teha taotluse, et palun minu numbrile blokeerida kõik kõned, mis tulevad kas välismaalt või siis kõnekaartide pealt. Ja ma arvan, et sellega juba saaks üsna suure diapasooni välja lõigata, et sellele inimesele enam ligipääsu ei ole nendel peamistel kanalitel, kust kohast need rünnakud siis tulevad. Teine asi, mida ma olen mõelnud, et kas ei võiks anda inimestele võimalus määrata veebipangas, ja seda võiks ka tegelikult seadusega kohustada pankasid tegema, sellist asja, et minu maksed teostatakse ainult 24-tunnise viivitusega. Et ei saa niimoodi, et keegi logib sinna veebipanka sisse ja siis ütleb, et ma muudan seadetes kiiresti ära, et nüüd saab teha kiiresti maksed, vaid tõesti 24 tundi ja kui seda tahta muuta, siis näiteks peab, ma ei tea, füüsiliselt minema pangakontorisse või kusagile mujale, et seda seadistust siis ümber teha. Et see võtaks ka ära selle võimaluse, et kiiresti need maksed lähevad, eks. Ja kolmas meede, mida võiks minu meelest kaaluda, on see, et keelata laenulepingute sõlmimine ilma füüsiliselt või vähemalt biomeetriliselt isikut tuvastamata. Ehk kui siis on näiteks kellegi ID-kaardi koodidele ligi pääsetud ja nende abil laenulepingud sõlmitud, siis riik ütleb, et aga sellised lepingud ei ole tegelikult jõustatavad. Et see on siis selle laenuandja enda risk, kui ta sellisel viisil neid lepinguid sõlmib. Aitäh!